Tere taas, hea Elulabori kuulaja. Tänane saade viib meid Karepale. Siia Kalamäe tallu ehk Richard Sagritsa majamuuseumisse, paika, kus kohtuvad meri, männimets, kunst ja inimesed. Minu tänane külaline on inimene, kelle elu on saatnud muusika juba lapsepõlvest peale. Ta on laulud ansamblites, esinenud Bonzo, Nipi ja Curly Stringsi muusikutega. Loonud ise muusikat ning on olnud aastaid seotud Karepa kultuurieluga. Aga kõige rohkem jäi mulle meie vestluses kõlama tema loomulikkus. Ta ei püüa olla keegi teine kui ta ise. Räägime lapsepõlvest Ida-Virumaal, muusikast, sõpradest, juhustest, mis on elu suunda muutnud ning sellest, miks Karepa on koht, kuhu inimesed ikka ja jälle tagasi tulevad. Minu tänane vestluskaaslane on Marge Niller. Head kuulamist! Tere, Marge! Tere! Pühapäevane päev ja kuidas on sul tänane muuseumi päev läinud? Rahulikult. Eile oli selline avatud talude päev ja palju rahvast liikus ja meil oli siin õhtul veel külalised olid meil, Karl-Martin Sinijärv koos oma abikaasa Urvega, esitlesid siin oma raamatut, Hortus Poeticus, väga tore raamat. Ja jah, rahvast oli palju, täna on rahulikum ja ilm on ka selline veider selles mõttes, et sajab ja on päike, ei tea, kas on soe või külm, rahulik, ütlen, ühine nimetaja. Jah, me salvestamegi tänase saate Põhjarannikul Karepa külas ja Kalamäe talus. Just. Kalamäe talu muuseumis. Ja Sagritsa maja muuseumis. Aga see, ja Richard Sagritsa maja muuseum on see, ja. Aga Kalamäe talu. Just nii, olgem täpsed. Väga lahe. Mina tulin siia, tõin vihma kaela. Kuule, aga tead, see vihm on ka tegelikult ilus. Ja võt, kui ma nüüd siit aknast välja vaatan, eks ju, ma näen vana aidahoonet, siis kõrgeid mände, vihma sajab, linnud lendavad, no väga ilus on, kõik on hästi. Väga hea. See, et sa siia Karepa oled nüüd jõudnud, sa tegelikult oled hoopis idast pärit. Kohtla-Järvelt, Jõhvist, algatuseks Jõhvist ja siis esimese klassi lõpus läksin siis Kohtla-Järvele elama. Ja lõpetasidki Kohtla-Järve koolid seal ära? Jah, Kohtla-Järve esimese keskkooli. Okei. Kuidas sellel ajal see lapsepõlv nõukogude ajal tundus selle 60-ndatel ja 70-ndatel? Kuule, no ma mõtlen seda Jõhvi aega, eks ju, mis oli nüüd siis minu lasteaed ja me elasime barakis üldse, noh näiteks kööti kivisööga, ahju, mis oli, tähendab oli suur selline koridor ja siis läksid toad sealt ja ahju kööti siis koridorist kivisööga. Võt sellises kohas ma elasin, aga mul oli üks väga hea asi tegelikult oli seal barakis, et mul oli sõbranna, kes oli venelane, kes tema ju eesti keelt ei õppinud ära, aga mina õppisin ja ma olen sellega saanud siiamaani hakkama. Ükskõik näiteks koolis, isegi ma olen õpetanud vene keelt, et see keel on mul suus, oleks niimoodi inglise keelega näiteks või oleks võinud olla või ükskõik mis keelega, et lapsena õpid ära, siis on ju lihtne. Jah, lapsed õpivad käsi ju nagu lihtsamini vist. Jah, nad ei õpigi, see lihtsalt jääb külge. Jah, sa räägid oma sõpruskonnas on ju. Minu lapsepõlves oli ka palju venelasi, ma ise olen ka pool venelane ju, ema poolt. Selles mõttes minul ei olnud kunagi probleemiga vene keelest aru saada, sest mul 2-keelne kodu. Nii et see on hea, et sa said ka teise keele suhu. Jaa, vaata, mul oli emal-isal selline probleem tekkis, et kui nemad tahtsid midagi oma juttu rääkida ja proovisid vene keeles rääkida, ma sain kõik aru. Aga sa mängisid poker face, et sa ei saa midagi aru? Ei, ma ütlesin, et ma saan kõigest aru ja rääkisin nendega kaasa, siis neil tekkis siis nad proovisid saksa keeles rääkida või midagi seal nii, ja vaatasid, ei tule sellest midagi välja, siis rääkisid teises kohas lihtsalt. Kuidas sinuni jõudis muusika üldsegi? Tead, esiteks ma mäletan seda, kuidas ma istusin teleka ees, meil oli telekas seal barakis ja vaatasin Entel Tentelit
ja ise laulsin kaasa kogu aeg, eks ju, ja siis, kui ma läksin esimesse klassi, mind kohe lasteaias ma laulsin ka kogu aeg, kuskil olin solist ja mingi tead nii, ja siis esimesse klassi läksin ja siis nad tahtsid mind saata sinna esinema, sinna Entel-Tenteli mingile konkursile või ma ei, ühesõnaga televisiooni. Ja tead, ma kuidagi ei tahtnud minna ja siis ma ei õppinud neid sõnu pähe. Ja siis nad ei saatnudki mind, aga siis ma olin ka pärast solvunud natuke, et ma ei saanud sinna minna. Aga ütleme nii, et minu isa poolt tuleb selline, kuidas öelda, minu vanaema mängis lõõtsa, seal Võrumaalt nemad pärit, eks ju. Isa mängis kõiki pille, mis ta kätte võttis. Klaver, osteti mulle klaver, mina ei osanud, tema mängis. Kannel oli meil oli igasuguseid erinevaid pille, suupillid, kitarrid, tema mängis kõiki pille. Ühesõnaga, see tuleb sealt. Et kuskil geenides on see muusika on olemas. Rütmitaju olemas. Ja. Ema tähendab, mitte ei mänginud, aga ema, kui koristas laupäeviti, siis ta pühkis klaverilt tolmu ja siis tegeleti tirilim, pam, kõik. Ja. Klaver ei ole nagu tühja, ei seisa tühjalt. Ja. Aga siis ma muide hiljem hakkasin ise laule kirjutama. Oho. Ja, võtta selle ma olen ära unustanud isegi. Tähendab selles mõttes, et siis ma sõnu ise ei teinud, tegin ka ise sõnu, vabandust, ja klaveril. Need olid sellised südamlikud lood, võtta esimesed armastused ja see värk. Vana sa olid siis? Kuule, 7.-8. klass äkki. Jah, ikka hakkas juba. Esimene armuvalu juba tasapisi tulemas. Ja, need olid väga, väga sellised kriipivad laulud ausalt öeldes. Et isegi, hakkasin neid kirjutama ja siis veel teiste luuletajate sõnadele veel midagi sealt ja see oli nüüd siis, ütleme siis keskkooli aja. Keskkoolis ma isegi, ikkagi vaadati, et ma võiks solist olla. Ja siis ma mäletan, meile tulid kooli külalised Soomest, see oli täiesti haruldane, eks ju, ja mind pandi eeslauljaks seal laulma ja see mingit regilaulu, vaata. Ja siis ühele mehele see nii avaldas muljet, et ta tuli kinkis mulle, tead, need Polaroid prillid või vaata. Wow. Ja see oli nihuke, saad aru, kõik tahtsid mu käest neid ära osta. Et see oli selline tore, selline juhus, et aga koolis, vaata, mul oli see asi, et mulle ei meeldinud koorilaul. Sa tahtsid soleerida, jah? No, ma ise nagu ei analüüsinud seda, eks. Ja siis selle koorilauluga oli niimoodi, et mul oli muusika ikkagi 3 vahepeal koolis. Miks niimoodi? Ei olnud sõnad peas või? Ei, et ma ei tahtnud kooris käia. Okay. Puudumiste pärast. Ja. Pandi 3 ekkas. Head 2 ei pandud, aga tegelikult lõpuks ikka oli 5 ja mis seal ikka, et inimene ju laulab tegelikult. Tuleb kooriga üks asi meelde oma kooliajast. Ma olin ka poistekooris. Kunda koolis ja Kaia aja oli mul siis muusikaõpetaja kogu see koori juhindamise nagu ikka ja oli jälle mingi kevadkontserdi värgid, seal kõik esinevad poistekoorid ja lastekoorid, igaüks koorid ja poistekoorid laulsime ära, tulime, istume publikusse tagasi, mingi tuli välja, läks järgmine bänd, ma vaatan, poistekoori poisid on ju, ma püsti läksin kaasa ja siis tuleb mingi laul ja mõtlesin huvitav, et ma ei tunne seda laulu, miks ma seda laulu äkki ma puudusin. Ja siis ma vaatan Kaia ja vaatab mulle siukse näoga otsa, et mees, mis sa siin teed? Ma sain aru, et vale kooriga läksin maigutasin seal suud, tegin nagu head nägu. Ei, see oli isegi entusiastlik, ütleks selle peale. Rumalus lausa. Ei, tore ikkagi. Lapsed teevad igasugused nalja asju minu mõelest. See oli väga piinlik hetk oli, jah. Aga sa õppisid ju muusikakoolis ka lõpuks ju Kohtla-Järves või mitte lõpuks? Jaa, õppisin, ma tegin ise muusikakooli katsed ära ja sain viitega kõik sisse, kõik oli väga hästi ja siis mulle ei meeldinud see õpetaja, kes mul oli see klaveri, kes tagus mu käsi ja nagu ikka vaatan, ja siis ma ikkagi hakkasin emale ütlema, et ema, ma ei saa muusikakooli minna, ema küsis, miks sa ei lähe? Sellepärast, et mul on muusikakooli mapi vahel see kõrvaark, ma ei saa minna. Või midagi sellist, kogu aeg ma mõtlesin midagi välja, aga tegelikult seal oligi kõrvaark ükskord. Ja siis, kuna ma ei puutunud seda mappigi üldse, ma ei tahtnud, ja mis muusikakoolis seda õpetajat veel häiris, see, et mul jäi kõik ruttu meelde ja siis mul olid valed näpud ja siis ta väänasabki mul neid näppe. Et sa ei näe, et see noodikirjas on need peale kirjutatud. Just,
et kas sa ei oska vaadata seda või? See häiris seda, aga hiljem ma õppisin nagu eraõpetaja juures, ma ei tea, 3 aastat klaverit. Aga ikkagi mul kuidagi see, tead mul see, no ma sain lõpuks aru, ma nüüd olen aru saanud, et et ma olen endale teadvustanud seda, et mulle klaver ei meeldi, kui keegi klimberdab klaverit. Kui keegi mängib klaverit väga hästi, on see imeline. Aga kui keegi klimberdab või taob klaverit, vot see ei sobi mulle. Sa päris nagu muusikakooli ei lõpetanud? Ei. Minul on ka 3 aastat muusikakooli haridust, nii et... Me oleme võrdsed siis. See on ka 3, umbes nii. Ma arvan umbes nii, et ma täpselt ei tea, aga umbes. Mina läksin ka klaverit õppima ja siis minul oli see klaveri õpetaja, ma kahjuks ei mäleta tema nime, üks vene nimel, üks väga sümpaatne inimene oli. Ja ka need meloodiad, mis seal oli, kas laste mingi, vene noodid, mis iganes on omal ajal olid. Need laulud olid mul kuulmise järgi peas, sest tema laulis unelaule kogu aeg meile neid õega. Ja need samad laulud olid. Ma panin peast. Ja siis ta vaatas, sa nooti ei vaatagi. Siis ma mängisin nagu see Muppet Shows, see koer näeb, et teda vaadatakse ja siis ma hakkasin nagu mängima ja ma vaatan nooti, et ma ei vahtinud üldse. Kuigi noodikirja ma tunnen. Ja lõpuks siis, kui te klaveriga ära koolis, Otsa muusikakooli õppima, siis ma mõtlesin, jess, ma ei pea enam käima. Ja siis läksin puhkpilli, aga seal läksin õpetajaga raksu. Nojah, aga kuule, sul on mingi algharidus olemas, see on ju hästi, tähendab, sa oled seda katsunud juba, seda asja ja kui ei sobi, aga ta sul on elus olemas juba, eks ju, sa saad seda elus kasutada. Ja väike ikka see noodikirja basic on mul olemas, et ma, kui iskat mulle noodi ette, siis ma enam-vähem tajun matsu, mis toimub, eks ju. Et toksid ära. Toksin ära täpselt, aga see toksimise juurde tuleb teine jutt, et õde mind kaaperdas ju liivakastist katsetele. Lähme ratta peale ja Kundas, eks ole, muusikakool. Lähme sõidame, mõtlesin, et ma ei tea, mul praegu poistega mäng pooleli. Ei suur õde, 8 aastat vanem ta must on. Et ikka õde viib rattaga sõitma, küll, aga ta ei öelnud kuhu. Viiski mingi muusikakooli katsetele. Ma toksisin kõik asjad ära ja žürii või kes iganes seal, kes seal komisjon oli, need pööritsid silmi ja kõik, mida ta ette koputas, ma koputasin järgi, et vastu võetud, mõtlesin, kuhu? Muusikakooli. Siia, mõtlesin, ma ei taha. Ühesõnaga, niimoodi ma sattusin muusikakooli, ma ise oleks läinud. Aga mina ikka tahtsin ise minna tegelikult. Võib-olla ma hiljem, kui jätukene vanemaks saab, poisid üldse küpsad ju 100 aastat hiljem minna. Aga 200-seks elavad või? Jaa, ikkagi. Üksikud indiviidid. Nii et muusikakool on meil siis mõlemalt siis natukene meid toetanud. Puudutanud, ütleme nii. Aga jah, klaverit ma vist ühte lugu veel mäletan mängida rohkem ei mäleta. Ma ei ole nüüd ammu puutunud klaverit. Ühesõnaga, kui ma kooli lõpetasin, eks ju, läksin ma Tallinnasse õppima pooljuhtseadiste ja integraalskeemide koostamist. Aga põnev. Tahtsa sellest pikemalt rääkida? Ei. Aga seal oli selline lugu, et oli kergemuusikakoor Eleonora Voitese juhatamisel. Nii. Siis seal meil oli kergemuusikakoor, see oli juba nagu midagi paremat, eks ole. Ja siis oli ka ansambel tehti, kus sai 4-ajaliselt laulda, see mulle ka sobis. Et seal juba läks nagu edasi. Siis ma läksin Tartu Ülikooli, tahtsin minna ülikooli kammerkoori. Läksin katsetele, tegin suu lahti, mul on tugev hääl, eks ju, üldjuhul. Ja siis öeldi, et ei kõlba, et te olete solist. Ahah, kohe tabati ära. Ja siis ma olin nii õnnetu ja siis mõtlesin, tead, laulan niisama kuskil. No siis lausin, ma ei tea, kunagi ma sain EÜS, sain parima vokalisti sellise aukirja. Laulsin mingit Gruusia laulu, mingi täiesti. Seal anti igasugust, ma mõtlen, mina EÜS ei ole käinud, aga EÜM-is Malevas samamoodi anti igasugused preemiad Maleva laulude ja mitte mulle, aga inimestele. Ja siis kuidagi ma sattusin siia Rakveresse lõppkokkuvõttes ja siis ma sattusin teatrisse ja siis ma sattusin Sats Plus bändi ja siis Bonsoga saime kokku ja Ilmar Satsiga ja siis läks edasi. Üks asi viis teiseni. Jah. Aga kui kooli juurde tagasi tulla, kas sul oli mingisugused eeskujusid ka ükskõik mis või kes? Lauljatesse mõtleda? Näiteks või õpetajatest? Eestis oli Marju Kuud kindlasti, kes mulle väga meeldis. Tõnis Mägi. Jaa. Nemad olid... Kas vokaali pärast või muusikalise repertuaari, mis sind köitis nende juures? Muusika.
Selles mõttes Marju Kuudil oli, noh võt, Marju Kuut hiljem on käinud meie kontserdidel, kui me laulsime Bonzo, Marge ja Nipi, siis Marju Kuut käis meid kuulamas ja ütles, et issand, et teil on nii hästi need hääled pandud, nagu oleks matemaatik need kõik siia paika pannud, et talle, noh, et mul oli see ka nagu meeldiv, et ta ükskord jõudis ka minuni, et mina imetasin teda ja hiljem ta jõudis minuni, et see oli nagu, vaat see on äge. Kahjuks David Bowie minuni ei ole jõudnud. Jah, Näiteks. ta ei jõudnud. Jah, ta ei jõudnud. Ta ei tea, millest ta ilma jäi. Noh, Eks? jah. Et noh, selliseid väljamaa muusikuid ka igasuguseid muidugi, aga David Bowie, Robert Plant, noh, aga see tuli kõik, ma ütlen, et selline muusika tuli mul juba, ütleme, ülikooli esimesel aastal. Mul olid sellised poisid seal, kes kärrasid seda muusikat ja hopp, kohe haakisin, sest Kohtla-Järvelt tulles, no ma seda rida veel ei teadnud, ütleme nii, eriti. Jah, aga see tuli just Rakveres ja sellise hulgalise muusika kuulamisega ja siis ma sain ka koju endale igasugust erinevat muusikat, noh, näiteks Hipi ja Bonzo andsid näiteks. Ma mäletan oma kooliajast oli mina nagu öeldakse selle ajal diskopepu. Ja poisid kuulasid ikka heavy metali ja seal igasugust põnevad asju, siin oli Varangu malevas ja kassettmagnetofon üürgas, mõtlesin, jumal, mis muusika see on, ma ei tea, pange kinni on ja ma ise ma olin vähemuses. No. Ja ma mõtlesin, et kuidas teile see mingi Ozzy Osbourne, see on jube ja blablabla. Aga nüüd ma kuulen ise sama lugusid. Ma olen jõudnud sinna, ma olen küpsenud, et ma olen aru saanud, tegelikult on jumal ägedad lood. Muidugi. Van Halenid ja kihvtid lugusid. Mitte kõik lood, aga siiski need artistid on huvitavad. Ongi et ma olen alles nüüd hiljem olen avastanud neid. Et mõtlesin, et sel hetkel oli Modern Talking oli peamine ja... No vot ei läinud minule need asjad peale. Ainuke vist võib-olla mulle ABBA meeldis. Ja ABBA oli ka. ABBA mulle meeldis. Aga midagi muud mulle nagu seal nii ei tule meelde. No, Boniem ei meeldinud enam juba. Aga see näitab, et äkki inimene ajas natuke muutub ja areneb? Inimene kindlasti. Kas sinu muusikamaitse ka nüüd ajas muutunud? Mõtleme, et kui see kooliaeg näiteks ja tänapäeva jõuame. Ma olen kasvanud, ütleks nii. Maitse on jäänud, aga ma olen kasvanud, ma olen juurde haaranud seda igalt poolt, eks ju, seda erinevaid artiste. Lased ligi endale igasuguseid uusi tuuli? Jah, mitte isegi uusi tuuli, aga uusi artiste, keda ma pole kuulnud näiteks varem, kes on ikkagi, no praegu on ka ju selliseid, kes on nagu ütleme sellise, noh, kuidas ma seda nimetan? See ei ole ju kerge muusika, see on... Estraad. Ei ole estraad, see on, no, kes on David Bowie? No jah, just. Kuidas ma neid liigitan? No ühesõnaga, ma ei oska öelda seda muusikaliiki. See on ikkagi rockmuusika. David Bowie-lik rockmuusika. Jah, näiteks või Led Zeppelin näiteks. Ja noh, ja seda võid kuulata niimoodi, et ma näiteks siin mõnikord sõidan autos ja nüüd panen see Black Stari peale endale. Ma võin sõita kuude kaupa ja ma kuulan kogu aeg see ühte sama, kogu aeg. Ja see, ma ei väsi ära. See on nii äge lihtsalt. Mul on ka see Spotify playlist on päris lai, mis ma olen selle lemmikuteks pannud. Aga vahel on see, et kuuladki ainult ühte plaati mõnda aega, ei, see ei lähe mul üldse praegu. Nagu, ma ei tea, tähtede seis või emotsioonid või olukord. Teinekord, ei, kuidas täna ei lähe peale, see on jumal äge lugu on ju. Et täpselt teinekord lased seal mingit käredamat esinegu, teinekord seal lased seal Whitney Houstonit vilistada oma hõbekõri on ja silm läheb niiskeks. Ja see on ka ilus. On. No ikka on ikka antud mõnele, oli antud mõnele. Oli antud. Ta on muide minuga ühel aastal sündinud. No näed siis. Ja sama on ka George Michael minuga ühel aastal sündinud. Jällegi, see näitab mingi andekuse teema. No võib-olla tõesti. Ja see, et sul 1. aprill on, eks sul sünnipäev, see on ka nagu hea nali heas mõttes. No võt nii juhtus kuidagi, jah. Kuidas sa seal Rakvere teatris või millega sa Rakvere teatris tegelesid? Ma Rakvere teatris pole töötanudki. No, ma olin Rahvamajas. Rahvamajas, okei. Meil oli, ma töötasin Rahvamajas massisektori juhatajana. Põnev pealkiri. Aga ma töötasin seal väga vähe. Seal oli 4 inimest vist ainult seal ja siis ma sain aru sellest, et ma ei sobi kollektiivi. Toho.
4 inimesega, saad aru? Et peab vähemaks Vähemalt tegema. üks võiks olla mina näiteks või 2, et kes on eemal. Ja siis ma tulin üldse sealt töölt ära ja siis ma olin natuke aega kodus ja läksin kirikusse tööle hoopiski. Ja Ja töötasin Pika tänava kirikus, Seal- 14 aastat. seal olen ma sind näinud. Jah. Ja see, et üldse, kuidas me vahemärkusena, kuidas ma sind üldse tundma sain, kas sina mäletad, millal sa vist esimest korda trehvasid ja kus? Mina Aga see Algega seotud? Just, Jaa. Seminari tänaval Alge Jaa. ja Villeri juures. Just. Te käisite koos matkadel? Ja nüüd täna ausalt, kui ma sind seal esimest korda nägin, ma mõtlesin, et vau, kus on heas mõttes karisma. Selline hea aura tuli tuppa, nagu öeldakse, et ja siis Alge ja Villeri ütlesid, et laulab ja teeb, lööb trummi ja siuke tore inimene on, et ei saagi teistmoodi olla, kui ta teie sõber on. Ja. Aga Rakvere teatris said siis selle Elmar Satsiga siis väga palju ninapidi koos aega veetud ja Selles mõttes, et kuidagi, vaata, see hakkaski Rahvamajast peale, sest teatrikontor ja oli Rahvamajas. Ja siis teatri inimesed käisid seal palka võtmas välja ja meie kuulasime kogu aeg seal muusikat, kuulasime ka Led Zeppeline ja ma ei tea, mida me seal kuulasime. Ja siis kuidagi Bonzo sattus sinna ja ma ei mäleta üldse, kuidas ma Bonzoga tuttavaks sain, kuidas ma Hippiga tuttavaks sain. Sujuvalt ja kuidagi me sattusime niimoodi, vot ma isegi ei tea täpselt. See oleks ka järgmine küsimus, et kuidas sa Bonzoga trehvasid, aga nüüd jah. No vot ma ei tea. No seal igatahes. Ja siis me hakkasime koos seda bändi tegema, Sats plus bändi, tähendab Elmar Sats alustas bändiga, Bonzo oli seal trummar ja laulja ja mina olin siis ka, laulsin siis backi ja laulsin soololaule mõnesid ja poola keeles ja vot siis sealt tuligi seda huvitavat muusikat jälle minuni Elmar Satsi kaudu hästi palju ja Bonzo kaudu. Jah, sest Elmar on väga palju huvitavad asju kuulanud ja teab nii palju, et kui temaga peaks ka ühe saate tegema kohe ausalt. Kindlasti, tal on väga palju rääkida. On küll jah, ma olen temaga päris mitme sündmustel koos olnud, ma just nagu kaameraga mina olen ja siis mikka aega-ajalt olen seal niimoodi maast ja ilmast oleme jutustanud jõude hetkel. Aga Elmar on jah selline, kellelt on ikka mul nagu helitehniliselt väga palju õppida, et ta aeg-ajalt ikka küsin nõu. Tema teab neid asju. Mina üritan, mina võin pilti keerata, eks ole, aga tema teeb heli ja seda peensusteni. Ja, ta on põhjalik. On küll jah, vahel isegi ülipõhjalik. Jah, just. Ülipõhjalik, jah. Nii et aga kuidas sa selle poolakeelse laulu siis niimoodi selgeks said, see poolakeelt sa ei valda? Ei valda muidugi, aga lihtsalt tuupisid pähe? Jah. Kuulasin. Kõik on õpitud ju kuulmise järgi mul. Kõik. Mis ma üldse esitan, see on kõik kuulmise järgi õpitud. Ma ei ole kuskilt noodist ega midagi õppinud, lihtsalt kuulmise järgi. Ja siis Elmar Sats tõi ütles, et siin on nii äge plaat, et Poola parimad muusikud tulid kokku ja tegid ühe plaadi. Ja siis seal oli mitu laulu. No mitmeid laule, eks ju. Aga siis ta pakkus mulle seda laulu ja siis ma selle õppisingi ära ja laulan seda siiamaani. Meeles? Ma laulan Bonzoga, kui meil on kontserdid, ma laulan seda laulu alati. Ja muide, nüüd oli see aasta see Viru folgi Veedla, Peep Veedla toetuskontsert. Ja kõik laulsid eestikeelseid laule ja ma ütlesin, et kas teile keegi poola keeles on laulnud? Ei ole. Mina laulan ja siis lausingi selle poola laulu neile. Sest ma mõtlesin tükk aega, et mida ma laulan. Et sest ma olen teinud laule küll ja näiteks Körlidele sõnu kirjutan Taavet, Taavet on mu poeg, teeb mingi viisijupi, et emme, aita, sõnad oleks vaja. Siis ma olen neile kas 3 laulu äkki teinud? 3, jah. Enne kui Girl Stringsi juurde jõuame, siis vahepeal ju olid ka Singer Vingeris. Ma olin asendus. Nii, keda sa asendasid? Seal oli niimoodi... Ega ometi mitte Ardit? Ei, seal oli niimoodi, et oli üks... Kas see nimetatakse? Tuur, jah. Ja siis oli Kairi Vilgats seal pidi olema ja Lenna Kuurma. Ja siis Kairi Vilgats ei saanud kogu aeg olla ja siis trummar kadunud Rein Joaso
no temaga me puutusime kokku juba enne, noh, Bonzoga ja bändi tehes ja nii. Ja tema kohe helistas mulle, et kuule, kas sa oled vaba, et äkki tuled asendama. Ma ütlesin, aga miks mitte? No siis sõitsin Tallinnasse ja tegin suu lahti ja neile sobis ja siis ma asendasingi, siis meil oli 10 kontserti ja pooled siis nendest tegin mina või isegi 6, ma ei mäletagi, või pooled. Ma arvan, et selle uus kogemus sinu jaoks selle või? No tead mis, ma teadsin Singer-Vingerit, kõike ma teadsin, aga ma ei teadnud neid laule eriti. Ja siis ma lasin need repertuaari ette, lasin kõik välja printida ja istusin saunas, võtsin väikse joogi ja lihtsalt õppisin pähe. Noh, need viisid ja kõik selle värgi, et mul oleks see selge ja mul oli soololaulud ka ikka. Okei, mitte ainult backi? Ei, mitte ainult backi. Ja ei no see oli tore kogemus ja see oli väga vahvad inimesed ja seal oli tookord ka Tõnis Mägi ja Riho Sibul ja et olid ka seal nagu külalisesinejad. Ei, see oli väga tore. Kui sa juba Singer-Vingerisse jõudsid otsapidi, siis mitu ust sul vahepeal siis nagu avanes, et sa üks asi võib nagu teiseni vaata. Mis oli see esimene uks, mis sulle nagu selle jada nagu avas, mäletad sa näiteks? Oli see kooliaeg juba? Muusikuks olemises. Kuule, tead, kui aus olla, siis ma kodus laulsin, meil oli suur peegel kodus ja ma laulsin kogu aeg ja ma teadsin, et mul ees on inimesed ja ma laulan suurel laval. Ma teadsin seda. No vaata, juba hakkas minema, eks. Olid valmistusid selle jaoks? Ma valmistusin, see oli minu nägemus. Ja see lõpuks niimoodi läkski. Et tegelikult oled ju suurte lavade peale esinenud ja kõige rohkemate inimeste ees, ma arvan, et on olnud ikkagi Viljandi folk, eks ju, kui Curly Stringsiga näiteks laval oled olnud. Et seal on ikka palju rahvast, noh. On. Ja. Ma eilegi vaatasin otseülekannet. No, jah. Mina ei vaadanud. Ma vaatasin, see Puuluup oli see, ma ei vaadanud tervest pikalt Puuluup ja see Tuua Ruut on koos mängisid see. Jaa, Puuluubi sellel Markol oli 50 juubel. Jah. Seda ma tean. Et see vägev mass oli jah, mis seal oli. Aga see, et nagu Kosmos kuulis, et sa tahad lauljaks saada, oli nii ja? Sa rääkisid valjult või laulsid valjult ja... Laulsin valjult. Ja Planeetide seis kuulis. Ma ise kuulsin seda, et ma tahan laulda. Ja... Keegi ei saa sind sundida, vaata, kui sa ise ju... Jaa. Sa lihtsalt ise mõtledki endale selle, no see ongi sinu nägemus ja nii lähebki, kui sa seda väga tahad, eks ju. Ja siis sind märgatakse ka, eks ju? Jaa. Kooliaeg näiteks tuleb, tee laula seda või kolmandat. Jaa. Päästa kohe oli lükata. Aha, just. Jaa, see nähti kohe ära, et on... Et kui jällegi satud uude seltskonda, nagu sa rääkisid, nagu sattusid Rahvamajja Rakveres on ja seal kogemata koperdad teiste inimeste otsa ja mida see läheb on ju. Jaa. Kulutulena heas mõttes. Ja selles mõttes, et alati on ikkagi, kõik tuleb sinu heaks. Kui sa satud kuhugile, siis ükskõik mis variandis see sinule tundub, aga see on alati sinu heaks. Ja kui sa seda ise tahad, eks ole. Ja kui sa veel ise ka tahad seda, jah. Ja sulle huvi pakub see. Kaua sa seal Singer-Vingeris laulsid? Ühe hooaja või? Ei, ma olin ainult selle ühe tuuri. Ühe tuuri, okei. Ühe tuuri, jaa. Et siis nagu tuli Kaire tagasi ja sina väsisid ära? Tahtsid suuremat tampsu? Ei, see oligi tuuris oli, koosluses oligi ainult see Kaire Vilgats ja Lenna, eks ju. Et see oli ainult 10 kontserti ja kõik, nemad ka ei ole seal ju tegelikult, et aga jah, see oli üks tore kogemus. Aga Taavet õppis sellel ajal just Rootsis ja tal tuli üks Norra, tähendab üks üliõpilane, eks ju, kellega ta seal koos õppis Norrast, tuli siia meile ööbima ja siis tuli, ja Kaire helistas mulle, et kuule, et kas sa saad selle Rakvere kontserti ka teha, et ma ei jõua tulla sinna, ma ütlesin, okei. No läksin Rakveres, laulsin ja siis Taavet tuli selle Norra poisiga, sul on selline ema või? Et laulame niimoodi või? Selline ema või? Ise oli saksofonipoiss. No võt. Mis seal Singer-Vinger ajast lavalt midagi põnevat meelde jäänud? Enda jaoks, sinu jaoks põnevat? Selles mõttes, et inimesed olid toredad, kõik seal olid, eks ju.
see Singer-Vingeri bänd, ma ütleks nende kohta ainult kõike head. Ja rahvas, kuidas see rahvas haakis. Niimoodi, et näiteks viimane kontsert oli, ma mäletan, Võrus. Ja mul oli lihtsalt juuksed olid täiesti läbimärjad, higi tilkus, sellepärast, et sa oled ise ka nii leili, vaata sellest kõigest. Adrenaliin on nii üleval. Ja rahvas on su ees niimoodi, et see oli nagu, et selline kontakt ja tegelikult nad laulavad neid laule aastakümneid ja ikkagi see toimib. Mis see siis seal on, eks? Et see inimesi niimoodi köidab. Ma arvan, et see on mingi meloodia ja sõnade mingi kemüüse koostöö. Ma tean, et paljud näiteks solistid ju lauljad ei taha oma väga vanu laulu enam laulda. Et üldse see on nagu mingi periood on läbi, nüüd laulan uusi laule, aga publik tahab ikka vanu laule. Publik tahab vanu laule, sest ta mäletab seda. Ta mäletab seda, on. Et olen isegi kuulanud siin, siin näiteks Tõnis Mägest juba natuke rääkisime. Tõnis Mägi on mullegi sümpaatne lauljana. Inimesena ma teda ei tunne, aga lauljana ta on sümpaatne. Mingi periood, kui tal oli mingi teistmoodi periood, see jälle mulle väga nagu ei sobinud. Ja ta ongi, tema jaoks oli mingi edasiminek, aga mina jäin kuskil tema vanasse, eks olen. Aga nüüd jälle, kui ta mängib ja lauleb, siis mõtled, aga nihu värrad tõused püsti. Et nagu olen talle järgi või järele jõudnud, eks ole. Et ma saan täiesti artistist aru, et sa ei pea kõike kogu aeg laulma, kõik oma esimest laulust saati. Kuigi publik võiks seda väga tahta. Jah, aga jäävad sellised, sinu sammud jäävad sinna inimestesse ja nemad tahavad seda nagu kordust. Tahavad seda head tunnet. Just. Et mis nad sellel ajal tundsid. Kas sul on ka niimoodi, kui sa kuuled näiteks kellegi või mingi ansambli või solisti laulu, see tuleb, just selle aasta siis oli, et see, kuupäev oli see, ma olin just seal. Kas sul tuleb niimoodi ka meelde seostus mingisuguse laulu või hetkega? Vot näiteks muusikseifiga tuleb ja Duran Duraniga. Sellepärast, et mul sündis Liis aastal 85. Ja siis oli muusikseifi, ma kuulasin hästi palju ja laul Liisile oli seal talvel see, eks? Unelaul. Unelaul oli. Ja siis, ja Duran Durani ma kuulasin ka siis seal kasseti pealt. Wild Boys või? Ma ei mäletagi. Sel ajal vist oli, see oli üks hitlugusid muidugi. Mina ei mäletagi, aga ühesõnaga seal oli terve see kasseti täis, ma ei mäleta, mis see oli, aga väga äge igatahes oli. Ja siis ma olin üksinda, mul mees oli veel ülikoolis, mina olin siis kodus üksinda lapsega ja siis ma kuulasin kogu aeg seda muusikat. Et seda ma võin öelda, et see on 85. Aga niimoodi, et kuupäevaliselt ei oska öelda. See nagu on põimunud minu sisse. Näiteks mingid asjad. Väga huvitav. Mul tuleb pilt ette, kui näiteks mängib abalugu näiteks see ja see. Ma mäletan, mul oli siis aasta 70 pluss mingid number, et ma olin seal või ma tulin, mul on niimoodi meeles. Mõned asjad, mitte kõik, aga üsna paljude lauludega niimoodi. Vaat sa oled mees. Võib-olla tõesti. Ma ei tea, kas see on ma ei tea. Ja, või oled sa selline numbrite inimene? Pigem on mul mingi nägemismälu. Nimed mulle väga halvasti jäävad meelde. On isegi laupäev, ma arvasin, et ta on laupäev, eks ole. Tegelikult on pühapäev. Jah. Aga seal ei ole vahet. Ei ole vahet, eriti suvel. Jah, see ei ole üldse oluline. 84, huvi pärast. Mis on 1984, kas sul tuleb sellest ajast veel mingi laul meelde? Sa ütlesid 85 Duran, aga kas enne seda tuleb sul midagi meelde? Mul üks lihtsalt ma tahan võrdlus, et mis sul sellest ajast meeles on? Võiks olla. Vot siis 84 ma olin ülikoolis ja seal kuulati palju ikkagi juba Led Zeppelini. Juba kõrgemat seda, intelligentsemat nii-öelda rocki. Aga seda oli alguses natuke raske kuulata. Mulle alguses korraks tundus nii. Aga siis ma sain aru, et kõik on nii loogiline, kõik on väga hästi. Et see, kuna ma tulin teisest keskkonnast ja hüppasin sinna, siis kuidagi alguses oli kuidagi nagu võõrast, natuke raske. Aga siis läks nii hästi, siis läks nii heaks, et ma mõtlen, issand jumal, mis muusikana. 84 oli mina Virumaal TPL-i suvepäevad olid töö- ja puhkelaagrid, laste töö- puhkelaager. Ja seal oli õhtul videodisko. Ja seal jäi mul kõrvu ja silma Queen oma lauluga I Want to Break Free. Ja see on siiamaani mu lemmiklugu. Uskumatu. Et nii see nagu lugu, see kogu see
lugu ise, Mhm. no ta oli ikka mingil määral tümakas, eks ole, Mhm. aga ta oli teistmoodi tümakas ja video oli ka selline, et vau, mis mõttes, mis need tüübid seal teevad, et noh, et mängijad kedagi teist, naisi seal, eks ole, kuidagi nagu, ma ei saanud nagu sõnadest vaata ka aru selle inglise keelt on noh, nicht verstehen, on ju. Aga lihtsalt see tundus kõik see visuaal ja heli pilt oli kuidagi siiamaani, noh nüüd ma saan sõnadest aru muidugi, aga Tead, mis minul on selle muusikaga niimoodi. Mina kõigepealt tuleb mulle lugu, eks ma kuulan seda, ma isegi võtan sealt mõned sõnad ainult. Kas see on siis eesti keeles või on see mingis teises keeles. Mulle tuleb nagu selle loo energia või ma ei oska öelda, eks no sa saad selle loo võtad niimoodi tõng. Ja siis sa hakkad nagu mõtlema, mis sõnu seal on ja siis lõpuks, kui sa oled juba mitmeid kordi juba seda kuulanud ja see sulle väga meeldib ja siis sa tõlgid endale selle laulu ära või siis vaatad need eestikeelsed sõnad üle, sest sa võid ju ise ka ei tea, mis sõnu sinna panna. Et tegelikult on see nagu see muusika on nagu kõige olulisem ja siis tulevad need sõnad sinna sisse. Sa rääkisid praegu minu mõtteid. Ahah. No samamoodi eriti kuulad mingi inglise keelt ka tänapäeval näiteks. Ma kuulan seda rütmi, kogu seda tekst annab ju ka teatud rütmi, eks ole, sõnade mäng, eks ole. Aga ma ei kuula sõnumit, sest nii hea inglise keel mul ei ole, et ma kui lambist kohe saan aru, eks ole, igast nüansist. Ja ma kuulan seda rütmi, kuidas see keel ja kuidas see häälik seal hääldatud on. Ja siis hiljem, kui tekib huvi, siis ma tõesti võtan kätte ja tõlgin selle sisu ära, et seal laultakse sellest. On päris huvitav, on ju. Ja. Vot näiteks nüüd ma kuulan praegu, kuna meil tuleb see nüüd kontsert 22. august Sagritsal. Bonsa Marge ja Nippi tulevad kokku jälle. Ja siis ma kuulan, kuna me laulsime hästi palju laule Crosby, Stills, Nash ja Youngi repertuaarist, siis ma nüüd praegu kuulan seda ja siis ma panen selle niimoodi, seal on ka see mitmeäälsus, siis ma panen selle hommikul kodus sõidan välja, panen peale ja siis sõidan läbi küla ja Taavet oli siin mul siin teises majas, seal kuhu mere äärde sõitsin, oli seal suvitas. Mis eemalt, et sa ja ütleb, et tümakas tuli, ema tuli kohale. Ise sõidan läbi küla niimoodi, ikka käib mul niimoodi. Ja see on väga hea muusika ja ma kuulan seda kogu aeg, aga mul on Spotify 2 peale nüüd noorema tütrega, kes on Iirimaal ja siis järsku jääb vait, sest ta läheb tööle ja ta tahab mingit podcasti kuulata või midagi muud või teist muusikat. Läks ravamiseks nagu. Ja. Aga see on nüüd praegu minu muusika, mida ma kuulan. Tead, mis minul oli kunagi või? Nüüd mul tuli praegu meelde see, ma tahtsin laulda kogu pudi keeles. Et saad aru, laulan mingit laulu ja või teen mingi viisi ja ma laulan kogu pudi keeles ja ma ei tea isegi, mis keel see on, aga kus juures ükskord Tintura on, Taavet mängib mul selles bändis ka, neil oli vaja asendust jälle pidin ühte lauljat asendama, kes laulis mingi mingi sihukest asja ja siis oli, aga mingi sõnadega ka ja mina siis Taavet ütles, et emme, et laula üks laul ja siis pärast ütles, et ei, neil on vaja ikka 2 laulu ja siis mul pidingi ja siis ma läksin sinna lavale ja laulsin lihtsalt seda, ütleme nii, et ma ütlesin, ma laulan teile nüüd laulu prantsuse keeles, aga see on pudi prantsuse keel, saad aru ja hakkan laulma, tuli hoopis itaalia keeles, vaata, siuksed pudi keeled tulevad mul ja need tulevad väga hästi välja, ja nad arvadki, et ma äkki oskangi, vaata, kes ei tea keelt. Jah, aga sa ju tegelikult sa ju häälid nii-öelda muusikale lisaks, eks ole, selle nii-öelda igaüks teeb enda jaoks ise oma sõnumised dešifreerib nagu tahab. Jah, see oli väga huvitav kogemus jälle, et emme, tule kohe, meil on ühte laulu vaja, ei, ikka 2 on vaja ka, järgmine päev kohe. Nüüd ja kohe, eile oli vaja. Ja, eile oli vaja. Kuidas sul see poeg seal mängib Girl Stringsis ja tänu temale said sa sinna bändi või kuidas? Jaa. Sul oli nagu oma mees Havannas, eks ole, ja siis said sinna ka... kuna ma tegime sinna koos laule, eks ju, siis oli Girl Stringsil oli selline kontsert, kus nende laulude kirjutajad siis ise laulsid ka näiteks. Ja siis mina saingi seda, oma laulu olen saanud laulda 2 korral, erinevaid laule. 2 Viljandi folgil siis. Ja mul on õnnestunud Girl Stringsil väikse videoklipi ka teha. Ma arvan, et see on sinu käsi mängus. Ei tea.
Võib-olla. Mingi plaadi tutvustuse, mingi video tegime, kus Rakkur sõitsime autos ja ma kaamerdasin seal rääkisid oma jutud peale ja läks laivi nii-öelda. Okay. Täpselt ei mäleta, mis plaadi värk oli, aga see oli hästi sümpaatne. Nüüd üks asi viib teisene tegelikult. Ja, kindlasti. Ja Girl Strings tegelikult on ka ju aegumatu. Siiamaani. Jah. Nad teevad ka hästi palju tööd, ma ütlen. Seda on tunda. Sest nad teevad kogu aeg proove, neil on kogu aeg harjutavad, toodavad muusikat, ütleme nii, eks ju, et teevad uusi laule, et nad on kogu aeg töös ja on väga professionaalsed ikkagi. Et see ongi see, mis neid hoiab. Ega teistmoodi sa ei saagi ju võib-olla siis ju laval väga kaua ei püsi ju. Jah, just. Sa pead ikkagi tööd tegema. Just. Aga Bonzoga, kuidas sul see Bonzoga kokku jooksis? Oli see Bonzo ja see Harvest Moon oli vist see suur bänd. Suur bänd, jah. Mis endast kujutas? Kui suur see oli siis? See oli, selles bändis oli Vallo Vildak, oli Tiit Korsar, Nipi, Endel Lepik, Bonzo ja mina. Ja Kõrgessaar Märt, bassimees. Ja me mängisime ikkagi Neil Youngi ja siis tema kas tema bänd oligi? Ei, tal ei olnud arvest. No ühesõnaga, tema bändi lugusid ja tal on ka rocki lugusid tegelikult palju. Ja siis me tegime neid, no mitte meie ei teinud, aga Bonzo lasi siis kellelgi teha need eesti keelde, näiteks mõned lood. Ja me siis laulsime nad ikkagi linti eesti keeles ka. Ja neid me oleme isegi esitanud eesti keeles nüüdki. Omas võtmes nii-öelda. Jah, näiteks kahekesi. Jah. Aga Bonzo on mul vana sõber ja vaata, ta on niisugune sõber, et ta on nagu vend ja kõik. Vend ja õde ja isa ja ema ja kõik. Ta on perekond ikkagi. Jah. Mina sattusin nendega tuttavaks tänu Mattias, nende poja kaudu. Klassijuhataja Mattias. Nad olid lapsevanemad. Ja. Aga me väga nagu sellel keskkooliaeg ei trehvanud ühegi lapsevanemaga, sest mul ei olnud nagu vajadus lapsevanematega trehvata, sest mul nagu, ma sain ise nendega hakkama. Mul ei olnud nagu vaja midagi olulist, midagi ei näppu vibutada ega midagi öelda. Lõpuaktusel nägin mõningaid lapsevanemad esimest korda. Aga kuule, kas Mattias on äkki saanud sinult selle oma... Tahaks loota. Jah, tahaks loota oma selle filmikire just. Ei, tegelikult temas oli ju ka mingi selline pisik, muusikat ta tegi nii, eks ole, juba, see on perekonna heas mõttes viga, eks ole, et Tiina vist ei mängi vist. Ei, aga poisid kõik. Poisid kõik mängivad, jah, just. Aga jah, et me tegime seal ju, koolis oli see reaalgümnaasiumis omal ajal seal, nipet-näpet ja siis ma ei tea, võib-olla, peab tema käest küsima. Ma otseselt ei ole suunad, et nüüd sa pead minema õppima sinna. Ei, aga alati ei peagi suunama, sa lihtsalt oled. Tõenäoliselt küll, jah. Sa lihtsalt oled, sa teed oma asja. Minu jaoks oli see üllatus, et ta läks üldse sinna õppima seda asja. Ja tal on neid asja. Ma arvasin, et ta läheb ikka nagu muusikat õppima äkki kuskile või meie mõttes nagu konservatooriumis. Kui Georg Otsa annabki, eks ole. Aga ta seda oskab niigi. No seda küll, jah. Et see mees võtab pilli kätte, teeb mis tahab, ükskõik mis pilli. Et see on juba geenirikke heas mõttes. Kuule, aga meie tegime ju siin vahepeal, meil oli selline bänd, tegime projekti, ütleme nii. Bonzo, mina, Taavet ja Mattias. Niimoodi esinesime ka. See on väga äge. Oligi äge. Selline kooslus on ju lahe. Nii et Bonzoga oled siis päris pikalt siiamaani aeg-ajalt tinistate ja augustist tulete jälle kokku. Jah. Me oleme tinistanud issand, me oleme vanasti laevade peal, kuidas me sõitsime nädalate viisi ja ma ei ole ühegi inimesega nii palju elus näinud kui Bonzoga. Ja siiamaani on see nii. Tuled kokku, paar sõna ütled, juba läks nii, et nali, ma ei tea, kogu kohta naerad nii, et pisarad jooksevad. Ja hästi lõbus on olnud alati. On. Aga sa oled veel siis juba nimetanud siin veel Nipiga olete ainult kahekesi koos teinud, duetti ka või? Kahekesi? Ei, ühe korra ainult tegime siis, kui meil oli laevamäng ja Bonzol oli mingi teine mäng. Kattuvad asjad. Ja siis me kahekesi tegime selle
noh, tähendab siis 4 setti oli vaja teha. Ja siis tegime kahekesi selle ära, aga niimoodi küll ei ole. Nipiga ei ole. Aga sa ütlesid, et sa oled nagu laevas mänginud. Mis tunne on laevas mängida? On seda ammu tahtnud artisti käest küsida. Mis tunne on laevas mängida? Meie sõitsime Stockholmi liini ja siis sõitsime sellist liini nagu Turu Stockholm. Et selline Viking Line'i peal. Kuidas sulle öelda, eks see laevas on natuke... No inimesed vahetuvad, see on tore. Ja igas nalja saab kogu aeg. Sest nad on ju kõik lõpusas meeleolus, eks ju, teadupärad, nad ei puhkavad seal. Meie teeme tööd, aga nemad puhkavad. Ja siis nad teevad seal igast naljakaid asju. Aga noh, eks see on väsitab, sest sa oled mingis raudkastis kogu aeg, sõidad edasi-tagasi, näiteks eriti just see Stockholm, Turu, ega sealt sa maha ei lähegi. Sa lihtsalt tund aega on Turus ja tund aega on Stockholmis, et ta kogu aeg sõidab. Et noh, natuke on raske ikka või noh, vaimselt natuke, aga siis pead leidma oma nalja. Nagu meil oli üks selline väike mehike, no ma ei tea, kas see nüüd üks väike mehike, no tähendab, me ükskord vaatasime laevast, kuidas tulevad sisse tohutud, ma ei tea, sadadega tulid sinna laeva ja siis meil tekkis väike selline naljapoiss, Harlis. Oli üks väike kujutenda poiss. Siis ta tegi igast trikke seal meil lava peal tegi ja vahest on nii, et ei saanud meil lauldagi, sest Arlis tegi mingi asja, vaata. Ponso oli, vaata Arlis. Ja siis, noh, näiteks. Või siis, no see oli legendaarne on see Arlis ja tema, vaat sellised asjad aitavad. Et sa tuled sellest, noh, nagu rutiinist nagu välja ja sa oled nagu... tegelikult on nii tore ja vaata see loovus või kõik, mis selle ümber käib, selle Arlise ümber ja kõik see tema elu ja tema nägemused, issand, kui tore see, issand, mul hakkab praegu hea, kui ma mõtlen selle peale. Jah, sest tegelikult ise olen ka laevas käinud ja olen seal ka Ponsot mängimas neid üksinda trubatuurina seal, et ma olen alati mõelnud, et noh, okei, ma mängin ära ja mis siis, no ma saan aru, see on töö, aga see on ikka, see tundub minu jaoks nii keeruline. Ja see ei ole lihtne, ütleks tõesti, see ei ole lihtne. Ja lähed siis magama tuppa või siis sõpradega seal istuma või nii näiteks. Järgmine päev jälle sama ja näiteks selle Viking Line'i peal oli nii, et seal oli 2 mängu ikkagi päevas. Päevane ja õhtune. Et noh, magad vahepeal ja siis lähed jälle ja et noh, jah, ei ole lihtne see. Aga nii nagu Alge ütleb alati, et aga ise me tahtsime. Jah, aga ise me tahtsime. Ja tegelikult on tähelepanu ja väga huvitavaid inimesi on. Sest tagasiside ei olnud kunagi halb. Sest noh, igasuguseid inimesi tuli tänama muusikalise elamuse eest ja nii edasi, et on siin Eesti selliseid tipptegijaid igas vallas, erinevates valdkondades võib nimetada ja ka välismaalasi ja no ühesõnaga tagasiside oli hea ja tänu sellele sa ka püsid, et sa saad sellist positiivset tagasisidet. Ja näed tõesti erinevad inimesed on ju, erinevad tüpaaž on ju. Iga kord on erinevad inimesed sul. Jah, just. Tahaksid veel laeva peale tööle minna? Ma ei tea. Ei viitsi võib-olla mõne reisi võib-olla, aga mitte pikem leping. Aga ma vahepeal olingi ära, Ponso käiski üksinda, sellepärast, et mul sündis väike tüdruk. Ja siis enam ei tohi laeva peal olla, kui sa ootad last, et seal on vibratsioon ja sa ei tohi laeva peal töötada. Ja siis ma jäingi nagu eemale ja tulingi siia Karepale üldse elama. Noh, niimoodi ma sattusin siia Karepale, väikese jetega. Ühesõnaga ja siis veel oma mehega. No vot, näed. Üks asi veel teiseni ja jõuame jälle sinna. Ja siis ma sattusin veel siia ka. No vot, aga see on kõik üks suur Karepa ju. Ongi üks suur Karepa, aga ma selle majaga olen seotud ka juba 30 aastat. Või rohkem. Aga mis sa enne tegid siin selles majas, kui sa nüüd ametlikult siin muuseumi töötajaks tulid? Aga no vaat kunagi oli selline aeg, kui Aliis Sagrits veel elas, ja oli pärandina oli teada, et see tuleb kõik juba Rakvere muuseumile, aga Rakvere muuseumis olid meil ju sõbrad, Alte Tiit ja kes seal kõik olid.
ja siis sinna käisid kõik kokku teatrirahvas ja muuseumirahvas ja muusikud ja siis me saime alati tulla siia, et siin veeta selline loominguline nädalalõpp näiteks. Ja me käisime juba siis ammu siin ja vaat sa selle koha külge sa jääd kinni lihtsalt. Siis me saime siin, ühesõnaga ma sain edasi käia siin ja siis tulid juba siia sellised inimesed, näiteks minu praegune elukaaslane, tema siis aitas siin mingit töid teha, siis ma juba jäin siia, juba käisin siin, rääkisin nendega, siis tuli Teet Veispaks siia tööle, siis tuli siia tohutult palju, käis kogu aeg Teedo ajal hästi palju kunstiinimesi, kunstnikke ja värvikaid Leonhard Laapinist alates kujusid, et lihtsalt siin oligi selline, see on selline koht, ta on kõigile viljakas, mitte ainult, et ütleme, et loomeinimestele. Ta on, siin ma ju näen igasuguseid inimesi, kes käivad ütlevad, oi, see on lihtsalt selline koht, nad ei ole sellega seotud üldse või hoopis teisest vallast inimesed. Siin mingi energiasammas kuskil. Võib-olla, aga siin on kaunid vaated. On küll, jah. Ja Männimetsa see kogu see osoon, eks ole. Ja jõgi. Jõgi vuliseb, jah. Ja, jõgi on alati hea ja meri. Vaata, siin on palju vett ümber, see on hästi. See on loome. On küll. Minul on ka selle kohaga selles mõttes omad mälestused, kui ma ise olen kundakas, eks ole, eluaeg olnud ja me sõitsime alati, mis me teeme poistega, sõidame ratastega Toolse oli kõigepealt, Toolse siit on mõnda maad tagasi, eks ole, Kunda poole, aga julgemalt päeval, kuule, aga läheme käime Karepal, on ju. Mis me seal teeme? Ei, Karepal on ju pood, lähme jäätist ostma, on ju. Sventasime siia poodi, siin on mõnisada meetrit oli kunagi pood. Sõime kõhu täis, eks ole, ja siis mõni julge mõtles, et kuule, lähme vaatame, mis siin jõe suudmes on, mere ääres ka, et kui me siin juba oleme, siis sai seal ujutud ja siis vändad tagasi. Nii, et sellest hakkas minu jaoks Karepa pihta, loomulikult ka Toolsel pioneerilaagris olles siia me ikka käisime pioneerilaagri aeg ka päris palju. Karepal oli ju praegu seal Kullo noortelaager vist. Seal me käisime külas alati, siis ta oli Kullo, oli ka Kullo. Ikka Kullo oli, jah. Seal me käisime nendega võrkpalliturniiri tegemas siis nende pioneerilaagriga nii-öelda. Ja minu ema ja isa kurameerisid siin. Ema oli seal samas nii-öelda, kus Kullo pioneerilaager oli pioneerijuht. Oma noorel aja ja isa käis sõits rattaga siis Kundast väntas siia. Kurameerisid seal mere ääres on üks mänd. Nad ronisid männi otsa, et õhtul oli kell 10 läks ju piir kinni. Ja piirivalve koertega käis ringi, eks ole, et mitte jalgu jääda, siis nad ronisid männi otsa peitu. Isa ja ema rääkinud seda. Väga tore, romantiline. Romantiline koht, nii et ka minul on see koht nagu tähtis, et ühtepidi teistpidi ja lõpuks olen ma siin ka tööd teinud. Aastad tagasi oli siin üks selline projekt nagu Kultuuriaken. See samas varikatuse alla oli keegi kultuurne inimene rääkis mingit lugu ja siis on pärast selle akna peal on siis oma need allkirjad ja kuupäevad, millal see saade tehtud. Me salvestasime selle Mati Metsjaga siin kunagi. See oli hästi kihvt sari, mida me tegime. Kas see oli, siis ei olnud Teet Veispak enam, see oli hiljem? See oli hiljem vist, jah. Ja, siis olid siin teised inimesed vahepeal. Jah, aga see Kultuuriaken, see oli 2000 lõpus kuskil minu meelest oli selle. Ja päris kiht oli, väga huvitav oli siin. Jüri Arrak rääkis inimeseks olemisest ja siuksed kuule hoopis teistmoodi nagu teisel levelil hoopis nagu mõttemaailma ja mõtted, et nagu minu jaoks nagu ööülikooli eelkäija. Hästi kiht oli sellised need saated teha. Nii et see koht on tõesti väekas koht. Täitsa kindlasti. Täitsa usun seda. Ja siin tegelikult on ka teised väekad inimesed aeg-ajalt saatavad kokku meil ühine tuttav Külliki. Külliki Leevin, jaa. Täpselt nii. Tema tuli ka ju ikkagi siia lõppkokkuvõttes ikkagi Karepa laagris, ta on siin laagrit teinud ja sina oled talle videosid siin teinud. Ma arvan, et jällegi sinu käpp või kellegi käpp on siin olnud mängus, et ta minuni jõudis. Jaa. Tegime selle video siin laagris ja siin jõe ääres igal pool ja siin täitsa huvitav.
Jaa, isegi mina soovitasin tõesti. Ma mõtlengi, et üks asi teisena, aitäh sulle. Palun, võta jaoks. Küllikiga oleme aastaid päris palju huvitaid projekte teinud. Vahepeal olema väga väsinud sellest olnud, aga kui teed mingi töö jälle valmis Küllikile, siis mõtled, pagana hea sai. Ta jääd ise nagu rahul, aga noh see, et mida nagu Külliki tahab ja kuidas see tema visioon sellest on, et see on päris põnev protsess tegelikult Küllikiga koos tööd teha. Jaa, sest ta teab, mida ta tahab. Teab, mida ta täiesti müstiline inimene heas mõttes. Ta teab, jah. Et kihvt on selliseid inimesi kohata enda ta ei ole mingi umbes inimene. Tal on täpne nägemus. Ja vahel näeb minu tehtud apsakad ka ära, et kuule, et seal oli see, see on ei olnud, mis asja sa jaamad vaatad. Õige, oli jah. Sekund oli natuke valesti läinud seal või mingi asi läks sünkroonist välja. Jaa, tõesti, kui ma kuulan, tõesti. Noh, saad aru, nagu täiuslikkuse värk, eks ole. See arendab mind jälle, vaata tohutult. Et sa ei pannud tähelegi, eks? Et see on tähelepanu harjutus. Just, täpselt. On Külliki. Hästi äge, hästi äge. Nii et selles mõttes nagu laste teema ka, et nagu sullegi on, sa oled ju laste teemadega ka rohkem kokku puutnud, sa oled ju teinud ju muusikale või muusikateatri oled teinud? Ei. Ei ole? Aga mis see lavastus Aaron ja Juuni? Jaa. Sinna ma tegin, jah, just. Võt olidki sõnad mulle antud ja siis ma tegin sinna muusika ja laulsin ise seal etenduses. Jah, Peeter Rästas lavastas seda. Sinna lõppu oli, tegelikult selle loo oli kirjutanud Andres Noormets. Ja lõppu oli kirjutatud ja sinna laulab lõppu siis Marju Kuut. Võtt, kujutad ette. Ja siis Peeter tuli siia mulle külla ja siis kuidagi siin istusime õhtul ja siis ta ütleb järgmine päev, kuule, Marget, äkki sa teed ise selle? Et miks ma pean Marju Kuudiga praegu rääkima, et tule tee sina. Ja siis see tuligi mul nii põkk. Ja oligi nii. Näed, et see on ikkagi Marju Kuudiga seos jälle. Jälle, täpselt üks asi on kuskil soppi jäänud enne. Marju Kuudiga mul on ka ma olen ainult temaga üks kord kohtunud Rakvere Rahvamaja kontserdil. Kui ta tegi seal ühte nii-öelda diskote kontserti, mis ei tahtnud ära lõppeda. See läks juba üle pool tundi vist läks üle ja siis ta mängis veel ühe loo ja see oli Marju Kuut. Ma lapsepõlves seda väga ei osanud temasse nagu suhtuda. Jaa, ma sellest saan ka aru. Et ta oli nagu minu jaoks liiga keeruline või ma ei saanud aru, ma olin liiga noor tema repertuaari jaoks. Ta ongi keeruline. Ongi, aga ikka kui ka praegu raadios tuleb see klassikaline lugu, see 2 kuu Kiirtmu toas, siis mitte keegi teine laula seda lugu paremini kui tema. Jaa. Andke andeks artistid, kes seda laulad või laulda tahavad, no lihtsalt, paraku nii on, eks. Ja see on meie kõrvus. On. See on sisse raiutudki nagu kivisse. Jah. Ma arvan, et mõned, vaata, päris palju lauldakse kui noorte solistide konkursid on igasugused või ma ei tea, mis need on. 2 takti ette nii-öelda. Jah, umbes nii-öelda. Et siis lauldakse Marju Kuudi laule küll, aga need on ainult teatud laulud ikkagi. Vaata selliseid võib-olla natuke kaevata rohkem. Et siis võib-olla oleks selliseid nagu teisi laule ka veel. Siis tegelikult ta on vokaalselt ju väga nõudlikud laulud. See on nagu Ehalagi, sa igaüks ei suuda Ehalat laulda. Jah, aru saada. Ehal on ka super muusik. Muidugi. Oma käekirjaga, eks. Jah, mille tunneb alati ära. Absoluutselt, silmad kinni. Jah, silmad ja käed kinni. Nii et selles mõttes on sul ka siis nagu lavastustele laulude kirjutamisega olnud see on vist üks kord. Ma olen ühes lavastus. Arabellas olid sa ka ju? Jaa, Arabellas olin ka. Sa lausa ise olid osalisena, siis sa mängisid muusikut või? Me olime Ponsoga mustlased. Ja siis sinna oli vaja ühte lugu. Ja siis mul tuli mingi siuke, ja siis see oligi minu siuke välja mõeldud selline nagu mustlaste lugu. Nani, vaata mingi selline. Ja siis jah, me olime mustlased. See oli väga tore lavastus ka jälle. Ja siis me laulsin sinna veel, sellest anti ju plaat välja. Selle etenduse Hardo Randvarras tegi sinna muusika. Ja siis me laulsime neid laule sinna peale ja no võt näed, sa tuletad mulle meelde igast asja. No võt ja Tartu laulupesa lastega oled sa ka ju päris palju möllanud ju. Ei ole või? Ei, ma Küllikiga olen laulnud. Ja mõtlen see Kalakiste laul mingisugused, mis
Kalakeste laul, see on need Körlide lugu. Selles mõttes, et kõik nendega laulsite seal seda nende Girl Stringsil? Kuule, me selle Kalakeste laulu tegime meil saunas, sellepärast see oli Covidi aeg ja me ei saanud ju kuhugile minna. Te lastud saunast välja? Ei, me olime siin saunas ja siis laulsin selle sinna plaadi peale meie saunas, aga hiljem olid need kontserdid, mis olid siin näiteks Estonias ja või Filharmonia seal kontserdisaalis. Seal ma ka esinesin jah, Körlidega tookord. Jah. Kõik läheb meelest ära, huvitav. Ivo Linnaga ja Mari Jürjensiga. Jah, just. Evert and the Two Dragons. Jah. Kõvad artistidega koos siis niimoodi möllanud. Ja Robert Linna. Ja Robert Linna ka ja Liisi Koikson. Ja Liisi Koikson, jah. Just. Liisi Koiksoniga ma olin ühes toas. Garderoobis. Aga imelised muusikud kõik. Väga tore on nendega koos olla. Sa tead, et Spotify's on seda Kalakeste lugu hästi palju kuulatud. Üks tuntumaid lugusid vähemalt niimoodi internet ütleb. Tore. Meie Taavetiga laulame. Ma mõnikord lähen Coopi poodi Kundasse, siis kuulen laulame. Sealt tuleb ka seda. Coopi poes? Jaa. See jälle, ma ei kuule, mingi valik kuulmine. Jah. Aga kui ma lähen hakkan kuulama, et sealt tuleb. Jah. Sest kui Körlisid tuleb sealt, meie laul on... Körlisid olen kuulnud küll, jah. Mingi jupikin sealt tuleb. Ja siis on see Kalakeste laulu, ma olen ka kuulnud mitmeid kordi. Näed siis, mul on kodutöö tegemata. Sealt see mass tulebki. See kuulamine. Aga sa oled ka Kunda kultuuri üsna palju panustanud. Selles mõttes, et ma olen siin lähedal teinud kontserte. Just. Jaa. Alustasime Rutja-Rannaküla muusikaga. Seal siis pererahvas tahtis nagu sinna hoovi peale sellist kontserte. Ja mina olin kohe nõus seda kõike siis organiseerima ja siis käis selle väga erinevaid esinejad küll, jah. See kestis minu arust 4 aastat äkki. Siis ma juba siis tuli Teet Veispak, ütles, kuule Marge, tule tee siin hoovi peal et tule tee siin mingeid asju. Aga siis ma kuidagi ma ei tea, siis tuli mingi vahe väike sisse ja siis ma hakkasin, ja siis tulingi ikkagi siia jälle, ja siin teen samamoodi kontserte. Ja see on nüüd Kunda ja kõikidele inimestele, eks ju. Ja ikkagi teeme Bonsoga kontserti, siis inimesed juba tulevad küsivad, kas see suvi ka tuleb see suve lõpu, see kontsert Bonsoga ja... Rahvamajas olete ka teinud ju? Rahvamajas, me tegime Bonso ja Nipi, aga tegime ka kunagi väga ammu Rahvamajas kontserti, kui oli minul veel Jetet ei olnud, siis ma ei tea, see on kogu 27-8 aastat tagasi, siis läks elekter ära. Ja tegime akustiliselt, rahvast oli palju, aga siis hiljem oleme teinud ka talvel, jah, Bonsoga 2 ja siis tegime ka Taaveti ja Mattiasega ja ühesõnaga sellist, oleme teinud, jah, näed. Head meelde tuletad. No võt, aga mis on sinu elus olnud üks suurimateks pöördepunktideks või üks pöördepunktiks, mis on sinu jaoks see kõige suurem pööre? Ükskõik mis teemal. Ma olen siia tulnud elama. Metsa, mere äärde, nagu ma tahtsin, mere äärde ma tahtsin kogu aeg. Et see on väga suur pööre minu elus. Ei kahetse? Ei. Ja niimoodi on tulnud ka minu lapsed siia. Tähendab selles mõttes, et nüüd, kes olid minuga Rakveres, et nemad on ka siia Karepale sattunud ja vanem tütar tal on siin juba suvituskoht ja Taavet käib siia ja Jette ongi siin mõnes mõttes, et ta on ju siia sündinud. Et see on suur pööre, jah, elus. Aga kõik asjad lähevad edasi, kõik see loominguline asi ja ütleme, et see töö, mis ma praegu teen, see on ka looming ikkagi. Sest siin käivad erinevad inimesed ja see, et ma räägin näiteks midagi sellest majast või Richard Sagritsast, et oleneb inimestest, mida ma üldse neile siis räägin, on ju, ja mida nad küsivad, et see on kõik loominguline tegelikult. Mingid faktid on, eks, mis on, aga ümber selle, mis kõik käib. Sa pead nagu kohandama selle teksti ja info külalise järgi, eks ole? Jah. Ma olen teinud kunagi Lahemaal töötades 90 alguses, tegin ka giiditööd. Ja ma mäletan see, et vahepeal keel läks nii sõlme,
Ma mäletan, lastele tegime seal, mingid Tallinna lapsed olid teisel päeval 2 päeva, teisel päeval siis jõudsime juba Palmsest juba Viitme poole ja ma räägin siis sellest ühest nõiakivist nii-öelda, mis seal on krõõt vedas kive sinna sohu, eks ole, et kivitee oleks, läheks oma nõiatükki tegema. Aga ta läks nii hoogu ja nõiavõim kadus tal hommikul kukke kiremisega ära. Ja kivi muutus raskeks ja tekitas siis küünejäljed kivi sisse. Ja selline legend nii-öelda. Ja mina muudkui räägin, et kui kikk kurema hakkas, siis kadus tal jõud ära, kõik naeravad. Ma ütlesin, et mis siin naljakat on? No jõud kadus ära ja saad aru, kõik naeravad ja siis õpetaja ütles, et kikk kures? Ei, kukk kires ikka. Ja saad aru juba, kas sul sellist ei ole niimoodi, et sa oled nii palju rääkinud, et juba hakkab suu vahtu ajama, et või... Ja mõnikord on, kui on palju külastajaid, siis küll. Siis on, saad nagu kuidagi, mõte on tükk maad ees, on ju. Ja see sõnad jäävad kuidagi takerduvad kuhugile niimoodi. Ja on ikka. Aga siin on iga päev ei ole selline, et on palju. Täna oli rahulikum, eks ole. Täna oli rahulikum. Mille üle sa kõige rohkem uhke oled? Oma laste üle. Tegelikult. Jah, sest nendel ei ole olnud puberteeti, minu lastel vähemalt, mina arvan nii. Ja nad on mõistlikud inimesed ja nad on mu sõbrad. Jah. Mis on siiamaani kõige raskem on olnud? Üldse elus või? Just. Lahkuminek kindlasti. Ja uue suhte, vaata kõik see vahepealne selline asi on hästi raske. Aga siis lähed juba, astud juba edasi, siis on juba kõik hakkab muutuma. Ja mida vanemaks seda kuidagi, kas ma sulle ütlen, asjad on nii nagu on. Mitte, et ma nüüd õudselt hakkan midagi põdema või et see juhtus nii või ma lähen emotsionaalseks. Ei, need asjad on nii nagu on. Kõik. See annab vabaduse. Et lähme siit edasi, eks ole? Lähme siit edasi, jah. Kõik. Ma ei saa siia emotsiooni jääda ja seda nüüd põdeda ja eluaeg põdeda mingit ühte asja. Ei. Ja astud ikkagi esimese sammu ja juba lähed edasi. Kui sa oled laval ja sa tuled lavalt maha, kas seal on 2 erinevat Marget? Ei. Ma olen samasugune. Ma ei oska olla, vaata. Ma olen nii aus tüüp oma arust. Ma ei oska olla lihtsalt keegi teine. Ma olengi kogu aeg ise. Ma ei ole teine. Ma ju usun kõik inimesi. Kas on mõni laul ka, mida sa kunagi ei esitaks mõnes teises võtmes? Mingi laul, mis on sinu jaoks püha, võtad niimoodi ja kogu lugu, ei mingit muud arranžeeringutel? Tead, mul on selline nagu jääv suurus mõnes mõttes selles suhtes, et kui ma ühe laulu ühtemoodi õpin ära, siis ta on mul see ühtemoodi selge, ma arvan, et elu lõpuni. Lihasmälus. Jah. Ja ma kõike teengi täpselt nii. Et ma ei oska niimoodi välja tuua, aga ma ei hakka muutma. Selles mõttes, ma ei hakka midagi mõtlema mingeid asju välja või nii, kuigi ma nüüd ise mängin kandlega, teen kõik asjad hoopis teistmoodi. Taavetil oli sünnipäev ja siis ta ütles niimoodi, ema, tal on nii muusikud tulevad kõik sünnipäeval. Palun tule mulle sünnipäevale kandlega mängima. Ma ütlesin, mis sa nalja teed? Ei, no keegi ei mängi emme kannelt nii, nagu sina mängid. Jah, sul on oma vibe selle. Jah. Ja siis tuli Taavet ja siis ma ütlesin neile, et ja Taavet kutsus siin, et keegi muusik tuleb, et Taavet kutsus siin ühe külamuusiku endale esinema. Aga kes see külamuusik tuleb siia või mis? Ma ütlesin, mina ei tea, et Taavet kutsus, et ta tuleb siia, mängib ja laulab ja kõik ootasid ja siis ma võtsin kandle kätte ja ütlesin, sina või? Ja siis tuli seal Karoliina Greintal, eks viiulimängija tuli, ütles, et Marge, see on nii punk. Tuleb olla mu sünnipäeval laulma. No jälle üks asi viib teisene. Täpselt on ju.
et midagi teistmoodi, et ei ole stambis, vaata. -hmm. Kas oma lugusid ei tahaks nagu arranžeerida, mingis uude võtmesse panna või nagu vahepeal on see moodne bossa novasse näiteks või sa oled sa teinud seda äkki? Ei, ma ei taha midagi muuta, noh mõnes mõttes. No vot sellega ma muudan küll natuke, aga see on ikkagi, see laul jääb samaks. Lihtsalt see pill on kuidagi teistmoodi ja need helistikud ei ole ka päris õiged, mis peaksid olema, sest ma ei saa ühel pillil, teetuuri pillil võtta kõiki helistikke ju. Ma pean need kuidagi kohandama. Pilli järgi. Pilli järgi. No ja siis igasuguseid selliseid minoorseid asju, no ma sellega ei saagi mängida, siis vahepeal ma teen sellist asja, et laulan pool laulu ära, siis ütlen, et nüüd ma ei saa saata, laulan ja siis lähen jälle edasi näiteks. Noh, ma Lasja Kripangaga tegin seda Hendeliga. Seda kandlega mängisid, saad aru. See võib päris huvitav olla. Ja, see on huvitav, jah. See on ju nagu Valgrel oli ju lood, originaalis oli see Saaremaa valss oli hoopis ju minooris. Noh. Aga meie teame teda majooris. Aga kas ta ise muutis seda või see muutus? Ma arvan, et see muutus äkki Kellegi võimude poolt. Vaatad. Nii palju minu kooliharidus ütleb. Ma võin eksida muidugi, aga jah, et kuidas sa saad nagu minooris siukest asja, nagu et meil on ju hästi kõik. Ja. Just, meil on ju kõik hästi. Oled sa hommiku või õhtu inimene? Hommiku. Õhtul ma lähen kell 9 magama, 9:30. Hommikul ärkan, ma tahaks hommikul ka kauem magada. Mul oli see talv, ma olin kodus. Ma ei olnud koolis enam, ma töötasin muidu Rakvere Valdorf koolis. Aga nüüd ma olin kodus ja ma võisin magada ükskõik mis kellani. Ma tõusin, mul oli aega, koerad sööta, siis vaatan tolmuimega, siis joon kohvi, siis loen midagi, harjutan pilli. Issand, kui hea see on. Aeg ise endale. Jah. Ja inimene ei pea nii palju tööd tegema, ma avastasin. Ta ei pea, kuigi ma ei olegi palju teinud tööd, aga isegi seda ei pea tegema. Et kui sa saad alla endale, sa oled õnnelik inimene. Et sa ei pea, ma pean sinna jooksma, mul on nii kiire, mul pole aega. Mul on aega. Mul sõbrad ütlevad, et neil ei ole aega. Mul on aega. Kui kergesti sa ei ütled? Järjest rohkem ütlen ei hakka nagu niimoodi keerutama. Ütlen ei, kui ma näen, et see ei ole õige. Et ei projekt ei sobi, aeg ei sobi. Jah. Sissetulek ei sobi. Mis iganes on ju. Jah. Päev ei sobi. Ja kuigi ma ei ole nii pretensioonikas ka ikkagi, aga samas kui midagi on minu jaoks, kui mu keha ütleb, et see asi on vale, siis ma ei tee seda. Siis ma ütlen ei. Ma julgen tunnistada, et see vist tuleb vanusega. Ja, kogemusega. Ja. Et ei ole enam nii... Et sa ei taha kõigile meeldida. Just, täpselt, ei taha kõiki asju teha, sest et äkki ma jään rongist maha. Ja, ei üldse, ei ole oluline. Jah, minu käest on ka aeg-ajalt küsitud, et aga miks sa seda ei ole teinud ja miks sina ei ole käinud ennast pakkumas, mõtlesin, et aga ma ei ole tahtnud. Ja. Et kui asi tahab mind, siis asi jõuab minuni. Ja. Ja jõuan ka mina selleni. Täpselt. Ja ma teen seda tööd, näiteks ma räägin siin video tegemisest või kuskil selles projektides osalemisel kedagi toetada, eks ole, et siis ma jõuan sinnamaani, kui ma tahan seda teha. Ja see peab olema vaba. Just. Sest muidu läheb vägistamiseks, ma arvan. Ja. Sa pead tundma ennast vabalt. Ja. Kas meri või mets? Meri. Mis seal metsa vastu on? Mitte midagi, tegelikult nad on mõlemad. Aga selline variant oli ka, sa ütled või. Jah. Siis ma ütlen või või? Ja, või. Ei, mõlemad tegelikult. Meri on muidugi, ma ei tea, mõlemad. Tegelikult on mõlemad. Aga ikka esimene ikka meri. Meri, jah. See avarus. Vabadus. Just. Hingata on hea. Mul kunagi ka sugulased elasid Tartus ja ma ei suutnud seal üle 2 nädala koha peal olla. See on isegi pikalt. Ma tundsin kuidagi ängi, mingisugune probleem oli mul minust tekkinud ja kõik ei saanud aru, kas on midagi pahasti või?
umbes, et noh, et kas on paha söök ja voodi on liiga lühikene või niikuinii oli lühikesed kõik voodid on. Aga ei, kõik on hästi, aga lihtsalt ma pean merele lähemale saama. Kõik on tore, aga ma pean vahepeal ära käima. Et võib-olla see on see, et ma olen mere ääres sündinud, eks ole. Et kindlasti. see kuidagi, ma ei tea, tahaks nagu romantiline olla, et jah, mere ääres, ma ei tea, meri, jah. Meri. Vaata loovatel inimestel on just see vesi kõige olulisem ikkagi. Ja puberteet oli mul üsna keeruline, mingi hetke ma mäletan ise seda, ja ikka läksin vanematega vahepeal nii raksu, võtsin ratta, sõitsin Kundast Toolsele varemete juurde, mul on see üks kivi, istusin kivi peal 2 tundi ja vaatasin merele. Sain oma tasakaalu tagasi, väntasin koju, kõik oli korras. Aru saada. Selleks oli vaja 7 kilomeetrit vändata rattaga üks otsa, kivi otsa. Pool seda jama läks juba maha selle trenniga. Vist küll, jah. Ja siis, kui sa sinna jõudsid, siis sa rahunesid. Täiesti. Ja läksid. See võib olla kaaluda tähtkuju ka, kui lämine võib olla see, et kaalud vaat balanssi, ei saa nagu olla nagu kõvera maa peal kaalud. Klaver või kitarr? Kitarr. Vaikus või aplaus? Vaikus. Nagu sa oled lava peal ära laulnud ja... Siis on aplaus. Ja siis nagu ehmatab ära, kui keegi nagu ei reageeri, et kas... Ja seda küll, jah. Aga sa mõtled esinemise mõttes? Nii nagu sa enda jaoks mõtlesid. Ja mina lihtsalt mõtlesin, kuidas mulle meeldib olla, mulle meeldib vaikus. Ja. Vaikus on tänapäeval vist juba valuutaks muutunud. Tänapäeval. Näiteks lapsed tulevad külla, siis Taavet eriti. Paneme muusikat või istume, ei, räägime lihtsalt juttu. Ärme paneme mingit muusikat, ma ei taha mingit muusikat. Küll nad jõuavad ka sinna aega, ükskord, kui nad tahavad vaikust rohkem. Kumb on sinu jaoks nagu põnevam koht, kas stuudio või kontsert? Kontsert. Kindlasti. Live. Aga kui läheb midagi laivis untsu? Mis siis? See ongi live. See ongi äge. Tule sealt välja või miks peab olema alati perfektne, eks ju? See on looming. No, kuigi ma tean seda laulu, see on looming ja kui ta läheb ja launad sealt pooltooni, mitte pooltooni, veerandtooni madalamalt näiteks, või kõik vahet pole. Sest siin ma kuulan neid laive, eks ju, suurte muusikute laive, need on ka nii, nagu nad on, eks. Aga see on õige. See on aus. Ei ole seal keeratud kõik, eks ju, täpselt keerame kõik need, kõik paika ja võt siis tuleb selline. Miks? Audiotune, mis iganes see programmid on kõik, eks ole. Miks? Jah, aga mõned artistid soovivad seda. Jaa, soovivad. Täiuslikkuse nii... Mind on ka keeratud, nii et ma tean seda ka. Järelikult oled sa mööda pannud nende kõrvade järgi. Ja. Ei, no nad panevad seal mingit akorde, aga inimese hääl on inimese hääl. Täpselt. Et ma ei ole klaver või mingi asi. Järelikult järgmise küsimuse sa juba osaliselt vastasid ära, et kas improvisatsioon või täpne plaan? Improvisatsioon. Just. Ja. Et see ongi see elu, eks ole. Ja, see on huvitav. Raamat või film? Hea raamat, hea film. Ma praegu vaatan rohkem filme, ausalt öeldes, aga eile sain hea raamatu. Mis see on? Hortus Poeticus. Millest see räägib? Seal on luuletused taimedest. Karl Martin Sinijärv ja Urve Sinijärv panid selle kokku. Ja eile nad käisid siin sellest raamatust rääkimas ja siis oli nihuke rabamine, see raamatu rabamine ja siis ma loen siit mingeid luuletusi, need on imelised lihtsalt. Saatsin pildid oma lastele täna, et vaadake seda ja lugege seda ja et see on hea raamat ja ilus ka veel. Milline oli sul viimati hea filmiga elamus? Vaata, seda ma praegu niimoodi, ma ei oskagi öelda. Ma vaatan lihtsamaid filme isegi, võib-olla mingid kriminulle, nagu inimesed vaatavad, nagu tavalised inimesed vaatavad. Et kui mingitest, ja raamatud ja filmid, ma ei oska seda öelda. Minu jaoks oli väga oluline on muidugi Meister ja Margarita film. Aga ma ei ole seda uut filmi nüüd näinud. See jooksis ka, aga ma kuidagi ei sattunud sinna. Kui ma selle raamatu kunagi lugesin läbi, ma alguses hakkasin lugema, ei saanud nagu aru ja miski segane ja kui
hakkas minema, siis ma olin nii pöördes sellest raamatust, et ma elasin, ma ei tea, kuude kaupa selle lummusest täiesti. Ja siis see film veel sinna otsa, eks ju, et mis on nagu sellised suuremad asjad ja veel siis oli üks vene film oli, issa mul ei tule meelde, Ukraina kirjanik tegelikult on ta. Ei saa öelda praegu. Ei tule meelde. Küll tuleb meelde, ta tuleb hiljem meelde. Nii et need filme ja raamatud ikka on? On. Ja siis viimane selline kiirküsimus, et kas päikese tõus või loojang? Ma juba arvan, aiman, aga vasta. Ikkagi tõus. Just nii ma arvasingi, kuna sa ma olen ju positiivne. Oled sa käinud siin Karepal päikese tõusu ka vaatamas? Kuule, ma vanasti käisin mehega kalal ju, hommikul, vara. Kas sul oli aega siis päikese tõusu vaadata? Ei, ma ikkagi sain vaadata seda ka ja võrke ja kõike. Et ikkagi päikese tõus on algus. On küll, jah. Alles algab päev. Jah. Kell 4 suvel või kuskil. Jah. Imeline. On küll. Aga sul on imeline pildena meil kaasas. Mis pild see selline on, milles sa kohe mängima hakkad? See on tavaline käsikannel, noh. Ja selle, no võt ütleme, kuidas ma selle juurde jõudsin, Valdorf koolis. Vaata, Valdorf kooli õpetajaks ma sobisin tänu sellele, et mulle ei meeldi klaverit klimberdada ja seal põhineb kõik õpetaja häälel. Mina laulan ette, lapsed laulavad minu järgi, mina mängin kannelt, nemad mängivad minu järgi, mina flööti, nemad mängivad minu järgi. Et see on kõik nagu nad matkivad, eks ju, õpetajad ja siis tuleb see laul, eks. Mulle see sobis. Ja võt see kannel ongi nüüd sealt koolist tulnud minuga. Ja mis lugu me siis täna selle peal kuuleme? Ja mul on nii palju erinevaid lugusid, aga ma otsustasin ikkagi laulda ühe suahilikeelse laulu Ida-Aafrikast ja selle pealkiri on Malaika. Millest see räägib? See räägib armastusest, kuidas üks noormees armastab ühte, ta nimetab teda ingliks, armastab ühte tüdrukut ja ta ei saa temaga abielluda, kuna tal ei ole varandust ja materiaalsust nii palju, et ta saaks temaga elada koos. Et selline natuke nagu kurb, aga kuidagi see meloodia, täpselt selle sisu ma jälle sain hiljem teada, eks ole. Aga see köidab. Et see muusika köidab. Miriam Makeba on selle laulnud kunagi kuulsaks. Miriam Makeba? Jah. Mäletan seda vinüülide pealt lapsepõlvest. No võt. Aitäh sulle tänase vahva jutuajamise eest. Aitäh sulle. Selline sai seekordne elulabori vestlus. Tänane jutuajamine pani mind mõtlema sellele, et kõige ilusamad asjad sünnivad sageli ilma suurte plaanideta. Üks kohtumine viib teiseni, üks laul järgmise lauluni ja ühel hetkel avastad, et oled jõudnud täpselt sinna, kuhu elu sind vaikselt juhatanud on. Karep on üks nendest paikadest, kus tasub aeg maha võtta. Kui sul avanab võimalus, tule siia Richard Sagritsa majamuuseumisse. Jaluta mere ääres, kuula vaikust, laine loksumist ja vaata ringi. Võib-olla mõistad siis isegi, miks nii paljud inimesed sellesse paika ikka ja jälle tagasi tulevad. Muide, suurepärane võimalus avaneb siin samas majamuuseumi õuel juba 22. augustil kell 19, kui saab kuulata Marge musitseerimist koos Nipi ja Bonsoga. Aitäh Marge sooja vastuvõttu ja mõnusa jutuajamise eest. Saadet jääb lõpetama laul Malaika, mida Marge meile käsikandle saatel kohe esitama asub. Ja aitäh sulle, hea kuulaja, et olid meiega. Kohtume juba järgmistes elulabori saadetes. Kuulmiseni! Malaika, nagu pientä malaika. Malaika, nagu pientä malaika. Nige kuwa malive, nige kuwa dada. Našit vana malissina ve.
kuwa malaika. Našit vana malissina vee, nige kuwa malaika. Kirege, hukuvasa kirege. Kirege, hukuvasa kirege. Nami nifan ye. Chiara menzio, našit vana malissina vee, niga kuwa malaika. Našit vana malissina vee, niga kuwa malaika. Malaika, nakupienda malaika. Malaika, nakupienda malaika. Nige kuwa malive, nige kuwa dada. Našit vana malissina vee, nige kuwa malaika. Našit vana malissina vee, nige kuwa malaika.